Tere päevast ka minu poolt. Minu nimi siis Ergo Pikas, olen Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor. Alustasin 2021. Tänaseks siis on sellel ametil olnud 2,5 aastat. Selle aja jooksul on palju erinevaid tegevusi tehtud, kuid üks osa sellest on ka kindlasti tulevaste inseneride kui ka tänaste inseneride koolitamine. Ja ise olles natukene sellise ettevõtlusmaailma kui ka digitehnoloogiatega rohkem seotud, siis olen ka üritanud tuua kooli ja kooliõppesse, inseneriõppesse sellist kaasaegsemat temaatikat. Ja mina ise isiklikult usun seda, et ettevõtluse õpetamine peaks olema ka paratamatult inseneri igapäevahariduse osa, sest et eeldada või oodata, et kuidagi ettevõtlus on ise kaasa sündinud, et kindlasti mingil määral see on sisemine tung või soov mingeid asju ära teha, aga teisest küljest on ka see õpitav oskus. Täna ma räägin küll siis uue sükse aine nagu ehitatud keskkonna iduettevõtluse näitel, kuid need ained, millega me Tallinna Tehnikaülikoolis täna tegeleme, on tegelikult rohkem. Ja kõik nad on ühte või teistmoodi huvitavad. Näiteks nüüd just ma jooksen ühest ainest, mille nimetuseks on siis juhtimisstrateegiate simulatsioon. Selles aines on meil siis seminari osa, meil on Telia kohtumised, kus on siis 2 reaalset igapäevaselt ehitusvaldkonnas toimetavat inimest käivad ja mängivad siis meie tudengitiimidele Teliat. 45 minutit nad kohtuvad nendega ja siis peale seda 45 minutit praktilised mentorite kohtumised, konstruktsiooni, ehituse juhtimise, projekti juhtimise, BIM-i, roheteemad, nii edasi. Et tuua just sellist nagu meeskondlikku, nii nagu Tiit ennem ütles, ka inimestega töötamise oskust nagu rohkem juba koolihariduste sisse. Aga siis natukene sellest ehitatud keskkonna iduettevõtluse ainest. Et siin peab kindlasti avama natukene seda tausta, et miks me seda teeme. Nimelt me seisame nii ehitusvaldkonnas kui ka tegelikult globaalselt silmitsi suurte väljakutsetega ja üks nendest on siis meie kliimakriis. Ja siin meil on tegelikult küsimus, et kas me lihtsalt aktsepteerime või lepime sellega, mis on tänane olukord, või me ka tegelikult hakkame ise oma tulevikku kujundama. Ehk siis kas me võitleme niinimetatud siis jätkusuutliku tuleviku eest või lihtsalt loobume ja tõstame käed, ütleme, et on nii nagu ta on. Tudengitele siis üks sõnum, mis me siis kohe alguses anname, on see, et kas me ise soovime oma tulevikku kujundada või leppida sellega, nagu see olukord on, nii nagu ta on. Ehk siis natukene taustast. Meil ehitussektor seisab silmitsi väga suurte mitmete erinevate väljakutsetega, alates tööohutusest, ebaenergiatõhususest, puudulikust keskkonnasäästlikkusest ja nii edasi. Paljud need probleemid on seostatud siis puuduliku koostööga ja ka tegelikult oskusega juhtida või hallata innovatsiooniprotsesse. Ja see on ka olnud siis, ajend selle aine siis koostamiseks, ülesehitamiseks ja läbiviimiseks. Ehk siis meie visioon, mis me oleme sellele ainele kehtestanud, on see, et Eesti ehitussektorist võiks saada aastaks 2035 üks maailma juhtivaid tehnoloogia ja iduettevõtluse sektoriteks. Ehk siis niinimetatud eestvedajateks ja eestkostjateks. Ja ma usun, et meil on selleks olemas väga soodsad tingimused ja võimalused. Esiteks, olles väike riik, siis on võimalik hästi kiiresti paindlikult asju testida, luua, proovida, katsetada. Samas ka tegelikult juba Eesti riigis olemas olev e-riigi süsteem, mille peale meil ka ehitatud näiteks ehitusregister, mis on nagu ta on, aga ta on võrreldes maailma siis hetkeolukorraga ikkagi hästi uudne ja väga selline kaasaegne lahendus. Ehk siis ehitussektorist võis saada sektor, mis on hea reputatsiooniga, tõmbab tudengeid, on kaasaegne, tehnoloogiale suunatud ja võimendab digitaliseerimise meetmeid. See slaid. Ehk siis nüüd kokkuvõtlikult, et kursuse eesmärk on siis pakkuda sellist platvormi, kus me saaksime kokku tuua siis nii tudengid, teadlased kui ka siis ettevõtted, õpetada nendele siis kaasaegset niinimetatud design thinkingu kontseptsioone, ettevõtlust, kui ka siis tooteteenuse innovatsiooni edendamist ja arendamist ehitussektori probleemide leevendamiseks, lahendamiseks. Ja ma nüüd rõhutan seda teist punkti siin veel korra, et see sama ainemudel on tegelikult ka leidnud kasutamist üleülikoolis sellises aines. Ja seal see keskne point on see, et meil on täna palju teadlasi, kes teevad ühte või teist viisi teadus-arendustegevust Tallinna Tehnikaülikoolis erinevate toodete teenuste näol, kuid kas endal siis aega tahtmist, viitsimist ettevõtlusega tegeleda ei ole, et siis mis me pakume on see, et me toome tudengitiimid kokku siis nende teadlastega, kes siis aitaksid leida potentsiaalseid ärimudeleid nende teadurite tegemistele ja töödele.
ja seeläbi luua siis ka eeldustingimused ka siit ainest edasi minemiseks näiteks siis inkubatsiooniprogrammides, et täna meil on kokkulepe olemas Tehnopolisega, et tiimid, kes saavad esimeseks või teiseks, saavad tegelikult otse pääsma, kui neil on soov ja tahtmine selleks, siis ka minna Tehnopoli inkubatsiooniprogrammi. Aga meie ise selles aines keskendume just sellele hästi varasele perioodile, ehk siis kui võtta iduettevõtluse küpsusmudel või elukaare mudel aluseks, siis me räägime sellest idee loomise faasist või etapist, ehk siis leidagi sellele niinimetatud siis teadlase poolt leiutatud mingisugusele tehnoloogiale, põhimõttele või protsessile mingisugune siis potentsiaalne ärimudel taha. Ja eeldatavad siis õpiväljundid, et ma ei tea, kui palju te olete kursis, aga ülikoolides siis kogu kursuste kavandamine käib läbi selle, et me paneme kõigepealt kursustele paika eesmärgid ja kursuse eesmärki kirjeldatakse läbi õpiväljundid, ehk siis mis on need teadmised, oskused, mida siis tudeng aine läbides peaks siis omandama. Ja selleks ta peab demonstreerima oma oskusi siis hindamismeetodide läbi või alusel. Ja üks loomulikult nendest on siis mõistmine ja arusaamine ehitussektoriga seotud olulisematest väljakutsetest ja probleemidest. Sealt hakkab see kõik pihta, ehk siis see dikteerib, mis on see vajadus selliste tehnoloogiate ja teenuste loomiseks. Siis aru saama kaasaegsest design thinkingu mõtlemise metodoloogiast, protsessidest ja meetodidest ning rakendama seda siis ka nende toodete ja teenuste arendamisel. Saama aru siis põhimõtetest ja protsessidest, kuidas iduettevõtlust tehakse, meil käivad inimesed ka sellel teemal rääkimas, ja saada aru, mida siis üldse innovatsiooniprotsess ja toote arendamine siis tähendab. Kes on siis eeldatavad tudengid? Selles konkreetses aines loomulikult meie enda arhitektuuri- ja ehitusinseneri, ehk siis täpsemalt tehnosüsteemide insenerid, ehitusjuhid, konstruktsiooniinsenerid, kõik on oodatud sinna, kuid meil on ka igal aastal olnud jämedalt selliselt, et pooled tudengid on siis teistest õppevaldkondadest. Et majandusest, mehaanikast, meil on olnud ka näiteks taastuv või ütleme siis kliimaneutraalsed energiatootmise tudengid, kuid ka mõned siis doktorandid, et eelmisel aastal oli meil majandusest näiteks tarkade linnadega tegelevad doktorant. Ja ma arvan, et see kõige olulisem punkt ongi siin see, et ei pea kindlasti olema ehitusvaldkonnast, ei pea olema kas magistri või doktori tasemel, kuigi kui on väga palju tudengid, siis see on üks eelduseid või kriteeriumid nagu tudengite valimisel, aga kõik, kellel on soov ja tahe midagi tegelikult ära teha, praktiliselt ära teha, on siis sinna kursusele ka tegelikult oodatud. Kes on meil niisugused võtmeesinejad siiamaani olnud, on mõned näited, siin on professor Lauri Koskele, keda loetakse liini ehk siis timmitud ehituse kavandamise üheks alusteerajateks. Rafael Saks, kes on üks tunnustatumaid teadlasi just ehituse digitaliseerimise ja BIM-i temaatikas või kontekstis. Ja rida siis teisi erinevaid teadlasi, Olli Seppene, Anti Peltokorpi, meie enda teadlased Targo Kalamees ja Sven Niling. Et see nimeri on tegelikult oluliselt pikem, aga need on lihtsalt siis mõned näited. Ettevõtteid, keda me oleme kaasanud erinevatel aastatel, on siis Nordecon, Merko oma siis väljakutsetega või siis näiteks mentordades tudengitiime või siis toetades lihtsalt tudengitiime. Meil on olnud riigi kinnisvara esindajaid, meil on olnud ka Livenist teemasid, et igal aastal natukene erinev. Aga suures pildis need on sellised siis niisugused põhilised koostööpartnerid olnud. Kursus ise on jagatud siis suures pildiks 5 mooduliks. Esimesed 4 nädalat on siis niinimetatud kursuse käivitamine, niisugused sissejuhatavad teemad, on peamiselt just seotud selliste ehitussektori väljakutsete ja probleemidega ja siis ka sissejuhatavate teemadega, näiteks iduettevõtluse, mis asi see iduettevõtlus üldse on ja loomulikult ka siis, mis on tiim või meeskond ja meeskonna juhtimine, haldamine. Selle kõrval on ka kirjeldatud ära kõik siis need eeldatavad tulemid, mida siis nii individuaalselt kui ka meeskonnad peavad tegema. Kõike seda detailselt ei ole mul täna mõtet teile ette lugeda, et hiljem saate ise slaidi pealt uurida. Siis nädalatel 5-7 on niinimetatud research period, ehk siis kus nad teevad sellist taustauuringut ja uurimist ja täpsustavad, et kes on need sihtgrupid, mis on nende tänased mured, potentsiaalsed value propositionid ja kasutavad siis selleks loomulikult design thinking ja sellised muud kaasaegsed nagu siis meetodid lähenemised. 8-11 nädal on siis kontseptsiooni väljatöötamine, kui esimene periood keskendub siis probleemi ja probleemi sõnastamisele ja võimalikele nagu ideedele, millega üldse või kuidas saaks hakata lahendama, siis 8-11 nädal peaks jõudma nagu siis sellise esmase kontseptsioonini, et mis on siis see põhimõtteline lahendus, mida nad hakkavad siis realiseerima, prototüüpima siis 12-15 nädal. Ja sellega prototüüpimisega see põhiline sisuline osa aines lõpeb ja aine ise lõpeb siis viimasel nädalal oleva
siis lõpuesitlusega ja demonstratsiooniga, et mida nad on siis kursuse lõpuks saavutanud. Ja seda me oleme tavaliselt ära sidunud siis erinevate üleülikooliliste sükeste lõpuüritustega, et eelnevatel aastatel meil ongi olnud ka auhinnad tudengimeeskondadele, et erinevatest ainetest tulevad tudengid kokku, esitlevad oma ideid ja siis žürii valib välja paremad. Ja kuidagi on läinud siiamaani, et sageli sellest ainest tulevad või kõigil aastatel siiamaani sellest ainest tulevatel tudengitiimidel, kas on alati saanud kas esimese, teise või teise, kolmanda koha näiteks. Et enamus tiimid on ikkagi hästi kõrgetel kohtadel seal figureerinud. Ehk siis jah, lõpuüritusel nad peavad siis demonstreerima, et mis nad on siis saavutanud nii miinimumtoote kontekstis kui ka siis selle ärimudeli arendamise kontekstis. Ehk siis mis on see konkreetne value proposition, mis nad on arendanud ja siis ka ära kirjeldama need, mis on need saavutatud siis ärimudeli elemendide osad. Ja see niinimetatud klassikaline MVP, ehk siis minimum viable product on siis võtmega sõnum või küsimus, mida siis lahendatakse. Üks kiire video ka siia lõppu, et näitlikustada, et siis mida need tudengitiimid siis lõpuks esitlevad. During the spring semester, for the first time, students sought solutions to challenges on the theme of Leave No Waste Behind within the framework of the Eurotech Collider project. As a result of that, we have the projects in 3 Leave No Waste Behind categories, which are cities, energy, and consumption. But the important thing is that you actually do something that is sellable, that makes sense, but which has like a larger goal in mind. And it isn't like completely like undoable in like a normal, thinkable timeline. All the ideas had something that was excellent, something that made them somehow stand up. And so it was really hard for us to decide, and you have all done so good work, and I'm just so, I don't know, looking forward to this ideas to actually happen. The first pilot of Collider was something that was didn't have too many expectations from the project team because we didn't know what is actually going to happen in here. But today I faced that all my expectations are exceeded far. And to be honest, I'm really proud to stand here. I'm really proud that you all participated in your teamworks, and also those academics who supported your teams and those partners who were willing to provide the challenges. This is a challenge for the university to gather such crowd together and to make this kind of event happening. And not only the event today, but the course as a Collider as a whole. Et see on siis niisugune lühivideo esimese aasta tulemustest ja üks meie tiimidest siis tegelikult sellega võistluse võitis oma klassis. Siin on näide siis eelmise aasta tulemustest, et üks tudengitiim ka otsustas reaalselt oma startup ettevõtet siis asutada, saate seda uurida, täiesti veebileht on täiesti kättesaadav. Gaia Hub, mis nad teevad tarkadele linnadele nimetatud siis CO2 mõõtmise platvormi ja selle aluspõhimõte, juurpõhimõte on siis see, et täna me suudame müra pealt ennustada potentsiaalselt, kui palju võiks olla siis õhust CO2, autoliiklusest tekkivast CO2 ja selle peale, et siis nad on ehitanud oma platvormi ja pakuvad siis seda linnadele. Ja lõpetuseks see juhtmõte, et let's change construction together, et see oleks siis see asja peamine mõte. Tänud!